saalis viibijad, minu kell on juba 10:05 ning see tähendab, et algab meie tänane tegustöine ja põnev päev. Aga enne veel, kui me läheme Kesk-Eesti teemade juurde, on meil teile edastades kurb teade. Ja nimelt täna öösel lahkus meie hulgast Eesti kultuuri üks tugitalasi Eerik Lass. Paluks kõigil tõusta püsti väikeseks leelaseks. Aitäh. Mina olen Mari Tammar, olen Rapla maakonna rahvakultuuri spetsialist. Ja mina olen Ründo Pülts, olen Järva Muuseumi teadusjuht ning meie oleme tänase konverentsi kõnejuhid. On teada-tuntud ütlus, et kõik teed viivad Rooma. Sõites üht või teistpidi läbi Eestimaa, ei saa aga üle ega ümber Raplamaast või Järvamaast. Ikka riivad sa mõnda tema seelikusaba või haukad tüki tema metsatukast. Üheskoos moodustavad nad mõttelise ja geograafilise Kesk-Eesti ruumi, telje, mille ümber koonduvad kõik ülejäänud Eesti maastikud, olgu siis vaimsed või maised. Sõltuvalt lähtepunktist on Järva ja Raplamaa üksteisele ees ja tagakambriks, kust aastasadu on läbi käidud, teadmisi toodud ja viidud ning jalga puhatud. Tulijate ja minejate saapad on tallanud siia mitut kihti kultuuritolmu, mis kannab läbilõiget kogu Eestimaast. See on üks vägev päevaratas, mis sedaviisi keset Eestimaad veereb, sest tulijate ja minejate seas on alati ka jääjaid. Neid, kes oma kodu just siia teeserva ehitavad. Nad on põlised metsa- ja põllumehed, üle raba teetegijad ja asjalikud kaupmehed. Küsime täna, milline on see kultuuride risttee, millel asub nende kodu. Konverentsi korraldamise mõte on põhjendatud Järva ja Rapla maakondade kultuurirahva soovist tutvustada ja väärtustada Kesk-Eesti eri piirkondadele omast pärimuslaadi ning elulaadi. Kuna vaimse pärandi kandjad ning edasiandjad on jäänud vähemaks ning põlvest põlve pärandatavad oskused on seeläbi jäänud mõnegi kord vajatada, siis oleks taoline ettevõtmine, just nimelt sellest rääkimine, väga oluline meile endile Kesk-Eesti inimestele. Ning seetõttu, et me paremini mõistaks Kesk-Eesti omapärasid, paikkondlikke ühisusi ja oleme kutsunud kõik huvilised siia kokku, kus siis meil esinevad oma ala spetsialistid. Aga enne veel, kui hakkame kuulama sisukaid ja põnevaid ettekandeid, kutsume tänast konverentsi avama kultuuriminister härra Indrek Saar. Tervist, head inimesed! Nagu siin eespool öeldi enne veel, kui te hakkate sisukaid ettekandeid kuulama, siis avaminister. Selle pärimuse poolega siinkohal seoses on mul hea meel siin olla ja teile otsa vaadata, sest olen minagi sellest siin mitu suve osa saanud. Ma arvan, et minu põlvkonna jaoks selliseid ilusamaid ja olulisemaid aegu, ehk siis maleva aeg on möödunud siinsamas. Paide oli see keskus, kus sai poes käidud. Paides sai loomulikult ujumas käidud, aga Mäetaguse külast paar kilomeetrit edasi oli selline malev nagu Mundiaru malev, seal 96. kilomeetri posti juures Tallinn-Tartu maantee ääres. Ja seal sain ka mina kohalikust pärimusest 80. lõpul, 90. alguses osa. Aga, head sõbrad, me oleme kogunenud siia Paide kultuurikeskusesse, et heita pilt Kesk-Eesti pärimusele, milles see seisneb ja kes seda hoiab.
13 aasta on Eestis olnud käibel uue mõistena sõnapaar vaimne kultuuripärand. Võtsime selle sõnaühendi kasutusele seoses UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitsekonventsiooniga, mis kinnitati Pariisis 2003. aastal. Eesti ühines vaimse kultuuripärandi kaitsekonventsiooniga 2006. aasta jaanuaris. Tänaseks on üle maailma ühinenud nimetatud konventsiooniga 166 riiki. Suur riikide arv näitab, et vaimse kultuuripärandi teema on aktuaalne ning kõnetab paljusid riike ja nende kogukondi. Konventsiooniga tõdeti, et lisaks ainelisele kultuuri- ja looduspärandile on olemas veel kolmas ehk vaimne kultuuripärand. See on elav kultuuripärand, mida antakse edasi põlvkonnalt põlvkonnale. Vaimse kultuuripärandina käsitletakse kombeid, tavasid, teadmisi ja oskusi, mis on kogukondadele ja üksikisikutele nende igapäevaelu ja identiteedi osana omased ning olulised. Vaimset kultuuripärandit loovad kogukonnad ning üksikisikud mõjutatuna keskkonnast, loodusest ja ajaloost. On täheldatud, et globaliseerumine ja sotsiaalsete muutuste protsessid toovad kaasa vaimse kultuuripärandi seisundi halvenemise paraku. Seda juhul, kui sellele pärandiliigile ei pöörata piisavat tähelepanu. Konventsiooniga soovitakse kaitsta elavaid kultuurinähtusi. Vaimse kultuuripärandi kaitse tähendabki eelkõige selle elujõulisuse tagamist, väärtustamist ja elavas kasutuses hoidmist. Suurimaks elanikkonda puudutav vaimse kultuuripärandi nähtuseks Eestis, mis on kantud UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja, on loomulikult laulu- ja tantsupeo traditsioon. Nii riik kui kohalikud omavalitsused toetavad üheskoos laulu- ja tantsupeo protsessi. Olgu selleks siis kas kollektiivide tegevuse toetamine, harjutamiseks ruumide võimaldamine, maakondade laulu- ja tantsupidude toetamine või üleriiklike laulu- ja tantsupidude korraldamise toetamine. See täiesti unikaalne nähtus maailmas on varsti tähistamas suursugust juhtumit. Loodame väärikalt tähistada 2019. aastal laulupidude traditsiooni 150. sünnipäeva. Ühtse identiteediga erinevate kogukondade aktiivsus on viimase paarikümne aasta jooksul tublisti kasvanud. Otsitakse ning uuritakse oma juuri, paikkondlikke traditsioone, kombeid, tavasid ja oskusi. Hääbumise ohus olevaid nähtusi tuuakse sageli uuesti käibesse. Sellise kogukondliku aktiivse tegutsemise tulemusena on Kultuuriministeeriumil välja töötatud erinevatele kultuuriruumidele toetusprogrammid. Ühe programmi tekkimine on pikk protsess ja see sõltub paljuski kogukondadest ning nende valmidusest ja initsiatiivist. Kindlasti peaksid nad leidma oma identiteedi, olema valmis elava vaimse kultuuripärandi kaardistamisele piirkonnas, olema valmis oma kombeid, tavasid ja oskusi edasi andma nooremale põlvkonnale. Kesk-Eesti piirkond on tubli, et on alustanud oma piirkonna identiteedi otsingutega. Loodan väga, et tänane konverents on üks vaheetappidest vaimse kultuuripärandi väärtustamisel ning innustavaks mootoriks mitte ainult Kesk-Eesti kogukondadele, vaid ka teistele Eestimaa piirkondadele, kus täna veel vaimsele kultuuripärandile nii palju tähelepanu ei pöörata. Soovin teile kõigile loomulikult nendeks ettevõtmisteks palju edu ning töist, asjalikku ja inspireerivat konverentsi. Ja lõpetaksin siinkohal, kuna täna siin majas üks maailma juhtivaid dirigentega ja sellepärast ka meil on siin nii hea võlgelatunne selles väikses saalis, mis arvan, et suures saalis on Paavajärvi meistriklass käimas, siis on paslik siinkohal dirigeerida üht teist Eesti väga olulist dirigenti Tõnu Kaljuste, kes eelmise aasta muusikapreemiate kätteandmisel aasta lõpus ütles minu arust ühe väga ilusa lause, mis iseloomustab seda, kuidas järjest enam tegelikult me eestlased oma päringust väärtustame ja mida me näeme ka tegelikult Eesti muusikas, kus kõik alles äsja kõnelema õppinud lapsed ja 100. eluaastal lähenevad Nemmetaadid viimasel aastal on koos laulu Kauges külas, siis
dirigent Kaljuste ütles selle kohta ilusa lause, et oma juurikas on ikka kõige maitsvam suupist. Kesk-Eesti pärimuskonverentsi võõrustava maakonna esindajana on konverentsi tervitamas Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimees proua Pipi-Liis Siimann. Austatud härra minister, Järva maavanem ja saalis viibijad. Mul on hea meel teid tervitada siin ristteel. Ehk siis, et täna me oleme selle selgelt välja öelnud, meie oleme siin Kesk-Eesti kultuuriruumi ristteel. Ja natuke ministri härra jutus mulle väga meeldis see osa, mis räägib pärimus, kultuuri, programmist, kuidas tuleb hoida kõike seda, mis võib hääbuda. Kuid Kesk-Eesti kontekstis ma näen täna siin viibivate inimeste näol veel kord kindlalt, et hääbumisest tegelikult meie puhul ja meie kultuuri puhul Kesk-Eestis juttu ei ole. Võib-olla on tänane päev rohkem selleks, et iseendalegi defineerida, mis see täpselt siis on. Sest meie, kes me siin selle Kesk-Eesti kultuuriruumis elame ja ristteel oleme ja oleme loomulikult sulandanud kõiki oma erinevaid pärimusi, teadmisi, kogemusi ja traditsioone, meie jaoks on see igapäevane elu. Ja me teeme seda võib-olla ise teadmatagi, et me oma traditsioone selle juures ja ka selle käigus hoiame, edasi anname ja mis siin salata ka edasi arendame. Nii et ma usun, et väga tervislik meile kõigile on selgelt defineerida, et need me siin Kesk-Eestis olemegi ja need on just meie traditsioonid. Ja kui tahta natukene seda iseenda Kesk-Eesti sabaga kergitada, siis Tammsaare mailt need päris eestlased just pärit olevadki. Nii et ma usun ja loodan, et täna saab meile kõigile tõepoolest selgemaks ja ka kindlamaks, et see kõik, mida me iga päeva elus oleme teinud, oma esivanematelt pärinud ja peame tavaliseks ja igapäevaseks. See just ongi see kultuur, mis peabki edasi kestma ajast aega ja päevast päeva. Ilusat ja vahvat päeva meile kõigile siin ristteel. Konverents saab teoks kahe maakonna Järva ja Raplamaa koostöös, siis lühikeseks tervituseks anname sõna Rapla maavanemale härra Tõnis. Tere päevast, head inimesed, austatud minister, Kadri. Et äsja tähistasime oma riigi sünnipäeva paar päeva tagasi ja kindlasti leiame me oma lähemast ja kaugemast ajaloost väga erinevaid tähtpäevi ja daatumeid, mida tasuks meeles pidada ja mida võiks tähistada ja mille üle ka vahetevahel uhkust tunda. Meie Raplamaa sellisteks tähtpäevadeks sellel aastal üks olulisi on kindlasti Pakamägi ja seal toimunud Muinas-Eesti parlamendi ehk kärajate kokkusaamine, millest Läti Henrik on kirjutanud ja mille 800. aastapäeva võime me tänavu tähistada. Aga meie maakonna ajaloos on veel natuke hilisemaid märke, 1223 Vargola linnuse piiramine, mida ei ole õnnestunud kellelgi vallutada. 1343 Jürijõe ülestõusu algus oli Raplamail, 1858 Mahtra sõda, 1905 Velise vabariik ja nii edasi. Ja kõik need sellised ülesastumised on ilmselt andnud julgust, usku ja tuge meie esivanematele, et iseseisvus, püüdlused ja iseseisvaks saamine on võimalik. Erinevad ajalooetapid on lihvinud ja mõjutanud Eesti identiteeti. Kes me oleme ja kuidas meid on teised näinud? Üks näide 1904. aastal ilmunud Brockhaus Efroni entsüklopeediast, kus iseloomustatakse eestlasi järgmiselt. Eestlase iseloomulik joon on põikpäisus.
kannatlikust meelest ja üldisest heasüdamlikust loomusest hoolimata on ta pika vihaga. Endast välja viidud eestlane on julm ja kättemaksu himuline. Eestlane on otsusekindel, julge, leidlik ohtude korral, väga aus, aga talle pole võõras ka laiskus ja hoolimatus. Naist hindab eestlane ainult töötegijana, pööramata tähelepanu tema vooruslikkusele. Kombed on küllaltki lõdvad. Nõvad nii paneb muigama, kuid ajaloo jooksul on mitmedki erinevad kroonikud ja allikad meid erinevalt kirjeldanud ja kipub vägisi meenuma lugu, kuidas 3-4 pimedat kirjeldavad elevanti. Üks katsub saba, üks lonti, üks kõrva, üks jalga. No kujutage ise, mis pilt sellest loomast võis tekkida. Kahjuks on tänagi siin laias ilmas poliitikuid ja vaatlejaid, kes kirjeldavad Eestit ja eestlasi nagu need 4 pimedat. Mingil ajal ka üks soomlane Pertti Pühtila, kes pildistas Eesti vanu raudteejaamu, sõitis meie maa risti-põiki läbi ja lisaks siis oma fotodele ta kirjeldas ka igat maakonda, andes väikese sellise brändilookese. Ma ei tea, mida ta kirjutas Järvamaa kohta, aga Raplamaa kohta on tema sõnad nõnda. Läbisõidu ja kirikumuusika maakond. Kõik. Et midagi ei aita, me peame ise jutustama oma lugu, kujundama oma kangelased, looma neist saagad ja monumendid, tegema sümbolid, et igal kohal on oma pärimus. Ja me peame leidma ja promoma neid märke siin Kesk-Eestis, mis on olnud ju ka aegade jooksul erinevate võimude ja valitsuste poolt kistud küll ühele ja teisele poole just tänu sellele, et me siin ristteede ristumiskohas oleme. Ja meil oleks vaja leida neid ühiseid märke nii Rapla kui Harjumaal selleks, et need läbisõitjad ka siin pidama jääksid, peateelt kõrvale keeraksid ja avastaks meie rikkusi, meie nähtamatuid ja nähtavaid kultuuriväärtusi ja kihte. Kohtuks toredate inimestega ja peame looma kuvandi, millest ka pimedad ühtmoodi aru saavad. Aga siia lõpuks ma katsun leida teile ühe pildi. Nii tuli läbi. Mis taimega on tegemist? Kes julgeb pakkuda? Ilusa taime. No siin on veel üks pilt sellest taimest. Ütlen vihje. See taim kasvab teil paljudel kodus aknalaua peal. Eriti teie emade ja vanamade ajal oli see taim peaaegu kohustuslik igas talus. Ei ole. Aalvaja. Ei, ma tahtsin selle pildi uuesti tagasi panna. Et selle ilusa aalvee õie näitamine, see mõte oli mul selles, et me peame ka meie Kesk-Eesti lugusid jutustama nõnda, et selle igapäevaselt võib-olla sellise tähelepandamatu ja tagasihoidliku taime ilu ja võlu selliste uhkete piltidena ka meie külalistele kõikidele võiks avaneda. Toredat konverentsi. Aitäh!